Esimese päeva ringsõidu tegime ära ja Ave Paulus valis päris vahva valiku erinevaid väiksemaid balkooneid, mis on korda saanud siin Lahemaa piires. Ühed sellised köksikud, mida me just vaatama läheme, on need samad 3 aita, millega Ülar Mark ei osanud midagi pihta hakata. Ja siis Fredi Tomps sattus siit mööda minema, siis nad Fredi Tompsiga koos vaatasid, et mida võiks teha. Ja Fredi Tomps ütles, sellised rustik, eriti ürgses tehnikas tehtud, millest sina hakkad selle edasi rääkima. Eriti ürgses tehnikas, ja need samad detailid, mis seal nagu ajaloolised, need samad karjapoiste sisse graveeritud laevad ja muud asjad, et ikka igavesti vahva, et peaks võimalikult nagu autentsena säilitama. Ja siis astusid lavale Joosep ja Auber, kes aitasid siis seda täpselt sellisel viisil säilitada, nagu me seda kohe näeme. Tulge siia juurde või siit on kõige parem teil näha. Minuga seotud objekt oli Natturi külas, kus tegime ühele küünile siis uue sõrestiku, mille peale katust toetada. Et see küüni olukord on paiguti halb, seal on merepoolne külg on üsna palju kannatada saanud ja et seda korda teha, siis peab seal tunde, päevi ja nädalaid tööd tegema. Aga sellise koolitusformaadiga sobis sellise sõrestiku tegemine paremini, et me saime selle kandva tarindi kiiresti püsti, et siis nagu laudkattedele peale teha. Te nagu näeksite palkmaja, aga tegelikult see on petukaup. Et kui te sisse piilute, siis te näete, mille peale see katus tegelikult toetab. Ja ta on niimoodi rihitud, et saaks selle katuse niimoodi peale, et see nagu erinevus oleks vaevu märgatav. Koguts on see väga hästi õnnestunud, et see palgist viil näib nagu see kannaks seda sama katust ka. Paar korda me oleme saanud seda nagu teha, kus näiteks palkseinad on veel hullemas olukorras, aga tahaks ikkagi mingit pidi markeerida ja siis need palgid jätaks nagu nad on ja siis teeme uue selle kandva konstruktsioonidele sisse peita. Et kui esifassaad on veel enam-vähem, siis siin on see olukord palju nutusem. Sellise seina peale on üsna riskantne midagi nagu katust ehitada. Ta hoone oli veel nii palju halvas olukorras, et ta oli ka üsna maa sisse vajunud. Ja see küünipulle harjutasime natuke nagu tõstmist. Vanamoodi lihtsalt pika prussiga jõuõla põhimõttel tõstsime teda 2 kohast kõrgemale ja siis tegime talle sisse prussides sõrestiku. Elementhaaval said seal koolitatavad endal neid tappimisi harjutada. Mul on silme ees see, kuidas kuskil siin on üks kaigas maas ja pruss oli meil umbes 6 meetri pikkune. Ja siis ta oli sedasi üles ja siis koolitusele osalejad olid kõik istusid selle prussi peale. Ja siis me hakkasime vaikselt seda hoonet nagu üles itsitama niimoodi. Ta natuke pahandas, aga vaikselt läks üles poole. Ja me saime ta kenasti oma koha peale. Ja siis teine selline tõstmine oli teises otsas ja see pikk pruss jäi sinna nagu veel alla, et ma ei tea, kas me läksime kohvi jooma või mis me tegime, see pruss jäi sinna paika. Ja siis mingil hetkel ma märkasin, kuidas Aune väike poiss Alvin jooksis õues ringi, muus eas hüppas selle prussi peale, hüppas ja jooksis edasi, maja kõikus samal ajal. Et see jõuõla meetod tegelikult tõstmisel on täitsa asendamatu. Väike poiss suudab ka siis sellist suurt hoonet nagu nihutada. Me ei hakanud kõiki neid palke välja vahetama, siin võiks väga palju teha, aga see on nagu vahva, kuidas ta originaalis niimoodi säilis. Ja võib-olla nüüd põnev teile korraks tuppa piiluda siit. Siin on järjest graveeritud nende palkide peale laevukesed. Poisid on talus vaval hetkel selliseid merel nähtud ilusaid laevu ja paate näidanud. Siin on üks kujutis, eks ole. Ja siit tuleb neid veel. Ja terve see küün on selliseid toredaid kraapimisi täis. See laudkatte kõige alguse otsa on nagu materjal, et unistus võiks olla see, et üldse oksakohti ei olegi. Oleks täitsa ideaalse sellise sirge kasvuga puu, aga reaalsus on see, et need oksakohad ikkagi jäävad meid natukene piinama. Tuleks nagu säilitada seda puitu saagimise järel niimoodi, et need pragusid oleks võimalikult minimaalsed. Ja üsna kriitiline koht on see, kui need nagu lauad tuues lõpuks päikese kätte, et see hetk on nagu kõige keerulisem, kui need praod hakkavad tekkima. Ja kui ta lõpuks katusele panna, siis tavaliselt selle nagu roovisamm ei ole nüüd väga tihe, et mingisuguse umbes meetrise sammuga võib-olla pannakse.
Nüüd Viljandimaal eeldus vaatame mingi 1,30 m, 1,50 m, neid ei ole väga tihedalt ja siis ta on kinni naelutatud tavaliselt, enne vanasti siis sepanaeladega. Noh, üks põhimõte, mis võiks säilida, on see, et alumine laud kõmmeldab ülespoole, et see nukk nagu naeratab ja siis ülemisel laual surub allapoole, nii et tekib selline nagu tihenemine siin. Kõik on nõus sellega, et nagu soon võiks olla siin ja siin. Et ta mingi tolli jagu sealt servast umbes on, eks ole, ja sügavust on tal sedasi äkki mingi 1,5–2 sentimeetrit. Kui me võtame tollise laua, siis 2 senti ei saa, eks ole, siis tuleb uuristada läbi laua. Aga selline pinnapealne väikene soonekene, et siis see vesi, mis siit alla ei tule, vaid tuleb siia servavalt läbi, eks ole, siis ta kogu selle kokku ja jookseb alla. Aga põhivaidlus on tavaliselt selles lauas, et kus see kurivõimu soon peaks siis olema. Millesse mina usun, on see, et kui sa mõtled et sa oled vihmapiisk, siis kui sa tuled siit alla või midagi kogub siia alla, eks ole, nii et see koormus, mis siia alla jõuab, on veidikene väiksem. Ja see vihmapiisk, mis lõpuks kuskil siia alla pressib, ta läheb siis sellesse soonde ja tuleb alla. Vist oli Jaan Vali, kes mulle seda esimesena ütles, et aga on olemas pindpinevus. Ja siis see vihmapiisk ei tule mitte siia alla, vaid kihutab kurat siia ja siis läheb ikkagi sisse. Ja siis katuseraamatus on minu arust nagu mitu versiooni välja pakutud. Üks on selline, kus siis selle soone asemel on siin selle alla pandud see soon. Kui me vaatame ajaloolisi fotosid, siis me ei näe soontega. Nad ei pannud võib-olla üldse sooni, nad lihtsalt ladusid need pisikestel abihoonetel kuskil rannas, et nagu ei näe sellist laia lauda ja soonega katust. On 2 aspekti, et üks on see nagu kohaliku traditsiooni hoidmine ja Lahemaa rahvuspargi kontekstis on see oluline. Ja teine on selline nagu materjali läbimõtlemine ja vahel veidikene sellist nagu eksperimenti, et äkki nii on parem. Primaarne on kõmmeldumissuund ja ütleme, kui näiteks lastakse need lauad ja nad on ühtepidi, siis saabki kasutada, eks ole, et panna alla ja teised peale tulevad loomulikult teistpidi. Et funktsionaalselt niimoodi need sooned ju tõmbavad üleliigse vee ära ja pindpinevus, mis näiteks akende raamide juures on hästi oluline, see alumine soon, et tegelikult siin ta nii suurt rolli ei mängi, et see soon võib ilusti peal olla, et mina seda küll valeks ei loe ja pigem on see lahendus siin isegi parem. Et sellise laia vahe puhul ka näiteks nagu antud juhul on, et mõnikord on need tihedamad need lauad. Aga ta pole traditsiooniline, esiteks laud on liiga lai ja teiseks sooned on peal, mis pole nagu kõik on praegu võimalik ja see on väga hea, et see materjal on, et mitte kivi imitatsiooniga profiilplekk. Aga nüüd me räägime juba detailidest. Näiteks kunagi oli kirikute restaureerimise ettevõtte Franciscus. Kirikute puhul jah, just selline koht. Tõnu Parmaksoniga juhiga rääkisime sellest, et kirikute puhul on väike eelis on see, et pikihoone on teravama kraadiga nurgaga katus ja kirikutorn on selles mõttes lauas teha väga hea, sest see on nagu tõesti nii püsti, et mis iganes vihma ja tuule kombinatsioonis midagi võib-olla tuleb läbi, aga põhimõtteliselt ta on nii karmi nurga all, et vihm läheb peamiselt allapoole. Kui Gotlandi saarele minna, eks ole. Nii palju nagu laudkatteid on kirikutel just. Aga Tõnu oli proovinud ise ka, tegi endal mingi kuurikatuse, tegi laudkatuse ja siis ikkagi sai vanduda. Kõik oma parimate teadmistega ikkagi hakkas läbi laskma. Siis ta proovis seal takuga ja tõrvaga kõigest trikke teha ja lõpuks vahetas välja. Aga seesama, mis siin juba Joosep rääkis, selliste hoonetel ongi 2 asja, et vesi ligi ei pääse alt kõrgele ja üleval katus peale ja siis see vana abihoone säilib ju. Milleks eks ole ära kaotada, et lihtsalt põhimõtted ja siin ongi, et kui hoone on alles, on varsti maja või kogu kompleksi võib-olla kõige väärtuslikuma eksemplariga tegu. Et me nii tihti jookseme nendest hallidest palkmajadest nagu hooga mööda, aga kui korraks on võimalik hetk võtta ja uurida, siis tuleb fantastilisi asju välja.